no sa vist mõtled pigem praegu seda, et peale osteopaatia seanssi Jah, võib järgmisel või ka ülejärgmisel päeval kehal olla reaktsioon. Et täiesti normaalne on, kui on mingi väike palavik või valu suureneb. või valu suureneb, aga just sellepärast, et see kolle on aktiveeritud ja see on paranemise protsessi osa, et see ei ole midagi hirmsat Ja ega. see ei pruugi ainult kehas olla, võivad ka emotsioonid erinevad üles tulla. Ja. Et Nutuhood ja hoolimata sellest, et tegelikult osteopaat oma ruumis saadab ära alati tasakaalustatult inimese. Aga sellegipoolest pärast võivad tulla, sest mingid kohad on avatud ja mingid emotsioonid võivad ikkagi välja tulla. Mingid vanad mustrid võivad hakata nagu tagasi tulema. kellele teie arust ei sobi osteopaatia seansid? Teil on mõlemad kogemused olemas. Ja vot on patsiente või kliente, kes tulevad ja ütlevad, et neil on kindel nägemus, mida osteopaat peaks tegema, mis nad on endale pannud diagnoosi ja siis neil on kindlad ootused, et tulen ja vot osteopaat peaks siit tegema seda ja siit tegema seda. Ja umbes tunni aja pärast peaks selline tulemus olema. Jah, et ilmselt see on selline ootus, millele ei saa vastata ükski osteopaat, sest selles ruumis, kus osteopaat töötab, osteopaat saab ikkagi lähtuda oma tunnetusest, kuidas ta tajub seda inimese keha ja kus ta saab teda toetada. Ta saab ära kuulata küll selle, mis mured on inimesel, aga kui inimene saaks ise seda dikteerida, mis teha on vaja, siis ta võiks ju ise kodus need asjad ära teha, et see ei ole vaja tulla osteopaadi juurde. No see on üks pool asja. Teine pool võib ka niiviisi rääkida, et see mure või kehaline vaevus või valu või ebamugavustunne, mis inimesel on, mis teda siia toonud on, see ei ole ju ühe päevaga tekkinud. See ei ole tunniga tekkinud, et me peaksime suutma selle tunniga ära võtta. Põõsa küljest tema külge astus majja sisse. Et see on mingisuguste valikute tagajärjel lõpuks välja kujunenud ja seda ei ole võimalik tunniga ära võtta. Ja tegelikult ma tahtsingi veel jõuda sinna öelda, et kellel ei sobi, et üks on see, et tal on oma nägemus, mida osteopaat tegema, et palun vajuta selle nupu peale, mis võtab ära mul selle valu või mind kõhnaks teeb või silmad selgeks teeb. Aga osteopaatia ei sobi inimesele, kui ta ei ole valmis võtma vastutust. Kui ta ei ole ise valmis võtma vastutust, see tähendab seda, et tegelikult see teekond terviseni sõltub temast, mitte osteopaadist, ega ühestki teisest terapeudist, et sellepärast, et ta peaks aru saama, et tema elukvaliteeti muudab see, kuidas ta mõtleb, kuidas ta suhtub, kas ta on valmis tegema oma elust muutusi, sest kui ma tahan terveneda, ma pean midagi muutma, sest keha ütleb meile, muuda midagi, stopp, muuda midagi. Ja kui ma ei taha seda kuulata, siis ma võtan ravimeid, et sümptomeid summutada ja et ma saaksin kõik sümptomid ära summutada, et ma jumala eest ei peaks midagi muutma. Hästi, aga mul on küsimus teile mõlemale, mitte kordamööda vastata, et kuidas te aru saate, et patsient otsib lahendust, mitte ei ole teekonnal? Ma ei saa aru seda, mis see erinevus, mis see? Lahendus on see, et ta on valmis muutuma. Teekond on see, kui ta tuli sind vaatama ja vaatame, mida sa oskad. Astub läbi ja vaatab, mis siin tehakse. Minu jaoks nagu teekond on ka see, et kui ma otsin lahendust, et ma olen teekonnal otsimas lahendust, et see ka teekond olla. Vahel on see ka teekond, aga kui ta on teekonnal, ta ei võta vastu lahendust. No tihtipeale inimene tuleb ja ütleb, et ma käisin selle spetsialisti juures, mitte keegi ei oskanud mind aidata, et ma vaatan nüüd, kas sina oskad. See on teekond. Jah, tavaliselt ma siis ütlen, et mina ka ei oska tõenäoliselt, sest see ei sõltu minust ju. Ja tavaliselt on ka selline lause selliste inimeste juures, et ta viskab lauale pikali ja tee mind terveks. Võta need asjad mu küljest ära. Ja võta need küljest ära ja tee nii, et mul on hea olla. See ei ole võimalik niimoodi, sest kui sa astud uksest välja ja teed kõiki täpselt neid samu asju edasi, siis see kõik tuleb tagasi. Ja kui sul on olnud valu, mis sinu tegevusi on katkestanud, piiranud, mitte lubanud teha, siis see valu on sellepärast, et sa neid ei teeks,
mitte et sa võitlusesse asuks ju. ja tihtipeale teraapia käigus saavad koed vabaneda siis kõige paremini, kui ta isegi võib-olla selle teraapia käigus suudab jõuda mingisugusele mõistmisele. Siis need koed, see on käe all hästi tunda, kuidas koed vabanevad. Ja seetõttu ma tihti teraapia käigus ka proovin vestelda kliendiga, inimesega, et tal tekiks mingisugune teistsugune taju. Mõnikord see õnnestub, mõnikord mitte, aga see aitab hästi kaasa. Kudede vabanemisel aitab see hästi kaasa. No mina jäin praegu mõtlema veel seda poolt ka, mis on niisugune puht füüsiline, puht mehaaniline, et millega inimesed tihtipeale osteopaadi vastuvõtule tulevad, on nagu sellised sundasendid, et ta ongi kontoris, ta istub kogu aeg, hommikul läheb tööle, istub seal terve päeva ära, tuleb õhtul töölt koju, istub diivani peale, vaatab telekat, et põhimõtteliselt liikumine on üsna nullilähedane. Et keha on ikkagi täiesti elus asi ja ta vajab liikumist ja kui sa ei liiguta ennast, siis ainult osteopaat ei saa sinu keha liikumises hoida. Ta saab küll aidata, et sul on mugav jälle oma liikumisrütmi minna, aga ta ei saa iga kord sinu eest kogu seda 7000 sammu või 10 kükki hommikul päevas või mis iganes need sinu jaoks spetsiaalsed head harjutused on, ta ei saa neid sinu eest ära teha. Sina pead ise oma elu elama. Seda ka ja ainult toitumine ei päästa. Ja see on ka kõik. Siin on päris et kui öeldakse, et ideaalselt toitutakse või väga hästi, siis ilma liikumiseta see ei ole abiks. Ja olen sellega ka nõus, et tegelikult on uni ka üks väga oluline asi, mis tegelikult inimese tervist toetab ja aitab. Et kui kas või need 3 komponenti, liikumine, toitumine ja uni on inimesel reguleeritud ja paika saadud, siis ka see on oluline osa, mida inimesed teha saavad, et nende keha võimalikult paremini. Kuidas eristada tervenemiskriisi ja millal see tavaliselt tuleb, kui patsiendid laual on olnud? See mõtled nüüd täpselt mida? Millal valud suurenevad, millal see paha olla võib tulla peale osteopaadi külaskäiku? Kui hambad ristis tehakse asju, mis tegelikult selle inimesele ei sobi. Sunnitakse ennast mingitesse olukordadesse, kus tegelikult olla ei taha. Ja mina näen ka niimoodi, et võib-olla vaimus või hingeliselt me juba oleme valmis muutuma, aga kehal võtab natuke kauem aega, et järgi tulla. Ja need protsessid, need tasakaalustamise protsessid võtavad aega ja kui on tekkinud mingi taipamine, selline natuke isegi vapustav taipamine. Siuke vau. Jah, vau. Ja ma olen juba jõudnud nagu vaimus hinges arusaamisele. Siis võtab natuke aega, et keha järgi tuleb. Kehas võtab see natuke aega. Või siis teine nüanss, kui lähtuda rohkem anatoomilist füsioloogiliselt, siis kui me mõjutame mingid kudesid, kus võib olla põletikuline protsess, kus võib olla mingi pinge, me mõjutame neid, siis me võime kõigepealt, tervenimine algab ju kõigepealt sellega, et põletik läheb natuke suuremaks, on ju. Protsess tekib ja siis ka tekib mingi valu, võib-olla mingisugune põletik läheb korraks suuremaks, enne kui ta vaibub ja terveneb. Et need protsessid võivad toimuda. Aga mul on hea meel, et tegelikult järjest rohkem tuleb inimesi. Viimati tuli ka üks inimene mu vastuvõtule ja ütles, et ma otsin inimest, kes toetaks mind minu teekonnal, kuidas nagu liikuda rohkem kergusesse või tervisesse. Kuidas paremaks muutuda. Jah, et see on nagu selline nagu rõõmustav. Ja nendele inimestele osteopaatia sobib, kes otsivad, kuidas olla tervem, kuidas olla rohkem kerguses, kuidas olla rohkem endaga kontaktis, kuidas olla rohkem selles ilusas sõnas nagu armastuses. Ja, et kui sa oled ise terve,
siis on sul ka tervem suhe iseendaga ja samamoodi on sul ka tervem suhe sind ümbritsevaga, et perekonnas, tutvusringkonnas, et see on tervem ja hoitum. Näed, kuidas sa endasse suhtud, kas sa oled ennast ära kaotanud või sa oled enda jaoks oluline? Kui on siis osteopaadi vastuvõtta, et kuidas see vastutus siis jaguneb, kes siis vastutab selle tulemuse eest teie arust? Mina pakuksin välja nii, et osteopaat vastutab oma tegevuse eest. Noh, Jaa. et ta ei kahjustaks. ma ei kahjustaks, ma vastutan oma tegevuse eest, aga patsient või inimene või klient, kuidas nüüd teda nimetada, tema vastutab oma tervise eest ja oma heaolu eest. Ehk siis valikuid teeb inimene, kuidas ta elab, kuidas ta mõtleb, mis otsuseid ta teeb, neid valikuid teeb inimene. Mina saan toetada tema keha, saan näidata teisi vaatenurki, aga valikuid teeb tema. Kaidi? Ma olen sinuga nõus, Marika, et just nimelt, et ütleme, osteopaat saab teha suure töö ära kabinetis, aga ta ei saa seda ka teha üksinda, selles suhtes, et patsiendi valmisolek või siis inimese, kes tuli, valmisolek peab seal juures olema, kes siis seda teraapiat vastu võtab, et ta on avatud ja kui uksest välja astub, siis on tema vastutus, selle inimese vastutus sellest hetkest 100%, kuidas see ravi edasi toimib, see teraapia, mis kuidas tema jätkab, on ju? Ja kuidas tema jätkab, et kas see, mis osteopaadi kabinetis juhtus, kas see aitab teda edasi, kas see tervendab teda? Ja kas see jõuab kusagile? Kas see jõuab kusagile või siis keeratakse kõik jälle hoopis teise raja peale ja nullitakse see töö ära, ka niisuguseid asju võib olla. No, ma toon võib-olla näite, et lihtsam on aru saada, et tuleb selline teismeline noormees, kes on kukkunud kõrgelt alla, tal on põrutus olnud, ta pea valutab, arsti juures on käidud, kiirabis ka üle vaadatud, et mingeid suuri kahjustusi ei ole, et on röntgeni või tähendab MRT pildid ja muud asjad on paigas ja teeme tasakaalustamise, nii et osteopaatiliselt saab teda aidatud, ta tunneb ennast paremini ja räägitud sai ka, et 2 päeva tuleb rahulikult võtta ja siis selgub, et järgmisel päeval läheb noormees trikirattaga sõitma ja kukub uuesti. Me ei saa seal midagi aidata või muuta, kui ta ei ole isegi andnud aega endale tasakaalustada ja terveks saada oma keha. Tervemaks. Ma võiks võib-olla veel sellise näite tuua, et kui inimesel on mingid pinged kehas, koed on pingesse tõmbunud valud, ükskõik siis, kõhupiirkonna valud, südamepiirkonna valud ja need on tingitud sellest, et tal on mingid hirmud või üleväsimus, aga ma praegu mõtlen rohkem, et mingid hirmud või mingid negatiivsed üleelamised, mingid negatiivsed emotsioonid ja tal on füüsiline valu sellest tekkinud. Ja nüüd väga keeruline on seda füüsilist valu vabastada ilma, et ta läheks sinna valu sisse, ilma, et ta läheks sinna negatiivse emotsiooni sisse. Ilma, et ta koostööd teeks. Ilma, et ta koostööd teeks ja kui hakata neid kudesid vabastama, mis on need pingelse tõmbunud mingisugusest negatiivsest läbielamisest või mingist tähendusest, mis ta on andnud asjale, mis on tema jaoks väga raske, siis tahes-tahtmata need protsessid võivad tulla ka pärast ülesse. Jah, peale teraapiat, kus kinni on pandud. Ja siis on see koht, kus inimene ta peaks rahulikult siis need protsessid läbi aega andma kehale. Ja need ei ole kerged, nii emotsionaalselt kui kehaliselt. Ja siis, kui me hakkame vastu tõrkuma, et ma ei taha, siis ma tõmban uuesti selle valu ülesse. Ja see tekib see konflikt, et sa proovid kabinetis selle valu lahti arutada ja ta läheb koju ja ta tunneb, et see protsess veel tahab üles tulla selle asemel, et rahulikult see läbi vastu võtta,
tunnistada siis kas hakkab rahmeldama või võtab ja tabletti? et inimene tihti tahab sellest nagu põgeneda, selle kinni panna ja vot siis tuleb see valu ja võib veel väga hoogsalt see valu tagasi ja tulla. tugevamad Jah. isegi, tugevamad. Et need nüansid võivad olla, kus peale vastuvõttu tekib keeruline olukord. Osteopaadina, kuidas piiride hoidmine võib olla kabinetis parem kui liigne hoolimine? No liigne hoolimine tähendab minu jaoks kohe seda, et neutraalsust ei ole. Et see osteopaadi tööd tehes ja ma usun, et kõik teraapiavormid nõuavad neutraalsust terapeudilt. Ja kui seda koolis Ja- räägitakse. Et nõuavad neutraalsust, see tähendab seda, et ma ei pane oma emotsioone sinna sisse, vaid ma olen Ja ei nuta neutraalne patsiendiga koos, kui on isegi kole lugu, on ju. aga ma olen samas hooliv. Et ma hoolin temast, aga ma ei pane sinna oma emotsioone sisse ja see on nagu hästi oluline olla see neutraalne punkt seal ruumis, mis ei lase ka patsiendil ära uppuda sellesse emotsiooni. Ära uppuda ja vett valada sulle, Ja, et lihtsalt rääkida, mitte midagi öeldes. Ja oluline on ka, et terapeut ikkagi oma ruumi hoiab ja tema teeb teraapiat selles, mille eest, neid tegevusi, mille eest ta ise suudab vastutada, et ta ei Ja tee, milles on kokku lepitud. ja milles ta ei tee neid tegevusi, mida patsient tal ütleb, et tee nüüd. Et see teraapia päris nii ei käi, aga samas ei tee midagi jõuga ja vägivaldselt. Ei kahjusta. Just, et see on sügav austus nii enda kui patsiendi suhtes, et minu jaoks on see oluline. Ja kindlasti see pool ka, et me ei lasku sellisesse rolli nagu ohver ja abistaja, et need on nagu väga hullud lõksud, et psühholoogiliselt on kindlasti inimesed ka kes on lugenud ja õppinud, peaksid olema teadlikud, millised rollimängud need on ja kui lihtsalt Ja me koolis ka räägime õpilastele neid. Et see ei ole ka mitte koht või vorm teraapiakabinetti. Aga Ragna, sul on suured kogemused, et kuidas sina oma kabinetis neid piire sead nii, et Pigem me lepime kokku, mis on ootused ja ma saan vastata, kas ma vastan ootustele või see ei ole minu võimuses. Ja ma kipun ka küsima, et kui palju kaasa töötatakse minuga, et kas tal on ressurssi enda jaoks või ta lihtsalt on teekonnal ja tuli läbi astuma. Minu jaoks on hästi oluline, et inimene, kes otsib lahendust, tal oleks ressurssi ka selle lahenduseni minna ja seda endale lubada. Sest kui ta, kõige lihtsam näide, kui on üleväsinud ja ta ütleb, et ta ei saa ennem kella 1 öösel magama minna ja ta ei taha seda muuta. Ja kell 7 peab ta tõusma ja tööle minema. Siis ma saan talle koheselt öelda, et me ei saa millegis kokku leppida. See ei ole minu pädevuses. Et ärge raisake enda ja minu aega, lähme edasi siit. Natukene võib-olla vaatajate kuulajate jaoks selgituseks, et kui inimene tuleb kabinetti, siis põhimõtteliselt lepitakse omavahel kokku suuliselt tingimustes, et millega ja kuidas edasi lähme, et see on põhimõtteliselt nagu tööintervjuugi, et tööandja peab teadma, kas töötaja sobib ja töötaja peab teadma, kas see töökoht talle sobib. See on nüüd küll niisugune suur ja lai näide, aga ma usun, et kõik on sellega kokku puutunud, et teraapiakabinetis osteopaadi vastuvõtul käib ka alguses sinna juurde kokkulepe, millised ootused on siia tulnud inimesel ja millised võimalused on osteopaadil pakkuda ja kas see sobib kummalegi poole. Kaidile küsimus pärast Marikale ka, et milliseid ekslikke ootusi on sinu kabinetis ette tulnud? Hea küsimus. Natukene mõtlen. Äkki Marikal tuleb? No, mul oli üks selline uljas inimene hästi
uuris igasuguste teraapiate kohta ja siis ta oli vaadanud internetis kaelatraste, kuidas tehakse. Ja siis ta tuli mu vastuvõtul, ütles, et ta tahaks kaelatrasti saada. Et selline olukord on olnud. Aga mis näidustuse peale või lihtsalt, et ta tahaks seda kuulda ja kogeda? Ta lihtsalt tahtis kaelatrasti saada. Tuli nagu tsirkusesse, et viska nalja ka ja. Et see on no võib-olla on mingisugused ootused inimestel olnud, et kuidas see osteopaatia võiks olla, et käib nagu tellimuse peale, aga no mina ei oska niimoodi läheneda, et kui ma... Ja me ei õpeta koolis ka sellist lähenemist. Et see on hästi oluline, et terapeut ikkagi tunnetaks, kuidas ta saab seda keha toetada ja mis see keha talle räägib. Mitte niivõrd, mis see inimene talle räägib ja mis see suu räägib, vaid mis see keha räägib, sest keha ei valeta. Et see info, mis me kehalt saame, on ikkagi see reaalne, tõeline info ja ma oma töös lähtun sellest. Ja kui ma näen, et mingi teema seda kehad aitab vabastada, siis ma seda kasutan ja kui ma näen, et mõnikord seda ei aita, siis ma lihtsalt töötan kehaga, aga ikkagi keha on see, mis annab infot ja kui inimene tuleb oma ideedega ruumi, siis ma paraku ei saa nendest lähtuda. Kadi? Natuke mõtlesin, tuli meelde küll. Üks juhus oli selline, kus meesterahvas astub uksest sisse, et ma ei tea, mis ma siin pean tegema, aga mul naine käskis tulla. No kui naine käskis, siis ja mehel endal mingisuguseid soove ei ole, aga siis... Aga naine ei öelnud, miks ta mees peab tulema? Naine saatekirja ei andnud või? No mingi saatekirja ta andis, et mis tuleb teha, et juhendid olid kaasas, aga kui inimene ise ei soovi, siis ei ole vaja minul naise ütluse järgi küll midagi tegema hakata, et see ei ole see koht, kus saatekiri ja teeme, mis ette kirjutatakse. Ja ütleme, et teine selline huvitav juhtum oli see, kus vanem proua tuli ja ütles, et kosmeetik saatis mind. Ta ütles, et ta ei saa mind ilusaks teha, et mul on vaja osteopaadi juures käia. Ja tegelikult oli lugu selles, et kosmeetik oli mõelnud, et kui naisel on kael, õlad pinges ja tal on rüht paigast ära, et see mõjutab ka nägu, et endaga on vaja ka üldiselt tegeleda, et hea ja ilus välja näha. Et selle patsiendiga me läksime edasi teraapias ja saimegi palju parema tulemuse igatahes peale teist või kolmandat nii-öelda teraapiat. Ta oli juba päris õnnelik ja rahul, et ta näeb palju parem välja. Meile näidati, et meil on paar minutit veel jäänud, et võtame kokku. Kui sa lähed osteopaadi juurde või kui sa lähed ka osteopaatiat õppima, siis miski ei kinnita su senist identiteeti enam, vaid vabastab sind sellest. Sa oled õigel rajal. Ja see rada ei vii sind mitte kuhugi mujale kui iseendani. Jah, see on väga oluline seal juures, et sa muutud ja et sa oleksid valmis. Aga lähemale ainult iseendale, mitte kusagile kosmosesse. Ei lähe ka kosmosesse. Lihtsalt tuleb välja see mina, keda sa oled pikka aega peidus hoidnud, varjanud, püüdnud võib-olla teiste meele järgi olla ja maskidega katta ja mida iganes. Ja ega see sama kehtib ka osteopaadi juurde tulemise kohta, et kui sa oled valmis avama uksed ja endale lähemale minema, siis see töötab kõige paremini. Täpselt. Ja. Kõik me lõpetasime. Aitäh teile kuulamast ja jääge ootama järgmist podcasti. Uute kohtumisteni. Kohtumiseni. Kohtumiseni.